et ma näen, et see on õige ja see on palju õigem sellest, kus ma olen olnud ja mida ma olen elanud. Et see, kus ma olin, see on ikka saast. See, kus ma liigun, see on ikka palju ilusam. Ma juba olen praegu palju ilusamas kohas. Palju rohkem on rahu ja rõõmu minus. Ma pole elus nii palju rõõmu tundnud kui täna. Kuigi on väga valus teiselt poolt. Hinges, läbi elamiste. Ja kõige valusam on just valu selles, et sa näed, kui palju valu oled sa teisele põhjustanud. Ja ainuke võimalus on käituda uut moodi, käituda õigesti, olla aus iseendaga, teistega, abikaasaga. Võtta otsused vastu igas hetkes, iga väiksemgi otsus on otsus. Ja jääda igas hetkes iseendaks. Mis on väga keeruline, sest me oleme oma mineviku uskumuste mõju all, me oleme oma nii-öelda nagu närvisüsteemi keha mälu mõjude all, tahtmatud närvisüsteemi sisse harjutud mingid mälud, asjad, eks ole, mis tuleb ümber õpetada, ümber harjutada, reageerib, sa saad ära pärast tuld kustutada, nii et tuleb õppida kõik ümber, nii et väga palju õppimist, tegemist, ma teen seda. Selleks, et väga paljud ka teised saaksid omale indu ja saaksid seda sama teha. Ma panen paar eraldi küsimust ja teemat nagu ühte patta sulle jälle. Nii palju mõtteid tekib, et see on kaksikleek. Tõmbame sinna selle paralleeli, et mis vahe on kaksikleek suhtel või partnerlussuhtel versus siis nimetame tavapartnerlussuhe, aga võime nimetada seda kuidas iganes teistpidi ka, et millest see erineb ja teine pool sellest küsimusest on siis see pool, et kui inimesed, kes meid kuulab praegu ja vaatavad, ma saan aru, et sinu enda teekond on olnud läbi selle, et elukaaslane on siin päris palju toetanud, utsitanud ja mitte surunud, aga see mõttes nagu suunanud, eks ole, ja torkinud ja üritan painutada ja lõpuks on see toimunud ka nii-öelda loomulikul viisil. Ja ma natuke nagu mõtlen ka enda suhte peale, siis on ka mingi sükke huvitav sarnane nagu dünaamika ühe kindla valdkonnaga meie suhtes, milleks on intiimsus ja ma näen nagu seal kõrvalt mingeid sükseid asju, mis tekitavad minust küsimust mõnikord ja samas mul on teadmine, et me oleme, ma räägin oma elukaaslasest, me oleme kokku tulnud selleks, et mina saaks temast selle poole nagu paremini liikuma saada, ma näen nagu mingi potentsiaali, kus ta nagu valus või sellises ebamugavuses kinni on, ei taha nagu läbi tinne sellest kohast, et varasemalt on lihtsalt palju haiget saadud. Ja mul on omad teemad, mis tema mulle näitab ja teeb, aga et see küsimus on nagu selles, mis on vahe siis tavapaari suhtel ja kaksikleegil ja kas läbi partneri on siis lihtsam oma murekohti lahendada või tegelikult sest osad inimesed eelistavad üksinda teekonnal käia. Elada või? Sa võtad elada siin maa peal? Elada, et see on teekond. Otsustanud, et meil olen üksinda ja võib-olla räägid isegi enda lugu, eks ole, ma olen üksinda mõeldud ja nii hea tegelikult ei ole, aga osa päriselt ma tundub, et on happy't selle üle, et on tegelikult üksinda. Ja. No, mis puudutab nagu kaksikleegindust ja üldse kõik need küsimusi küsisid, et ma olen täitsa kindel, et mul on väga palju veel endale teadmata. See on kindlasti, et ma seda tõde või sellist infot on tänapäeval nii palju ja üks kui palju sa tead, kogu aeg ikkagi tuleb seda uut infot ja vaatad, see seletab, sellepärast ma siis teengi nii, sellepärast ongi okei. Et me jälgime kaksikleegi gruppe, neid on tegelikult ikkagi mõned üksikud maailmas täna olemas nagu on. Loomulikult nad ei ole eesti keeles. Sellepärast, et Eesti on ikkagi väike koht, selline küla, kes ikkagi saab infot ju suurest maailmast ja 20 aastat hiljem. Ja just, et ma tahtsin just 30 aastat öelda, aga põhimõtteliselt me oleme enam-vähem ühes augus selle infoga. Ja selles mõttes nagu minu tubli abikaasa Helena jälgib ja siis kuna neid on tõesti nii palju, siis olulisemat infot jagab minuga. Kaksikleegindus, see ole nagu, asi ei ole selles, et kas sa elad üksi või kaksi või midagi niimoodi, või lõpuks see suhe. Et ega siis see mees ja naine ja lõpuks see intiimsuhe, ma olen ise kuulnud, et siin on otsitud
et kaksikleeki otsib taga, ma olen päriselt kuulnud siin kõrvalt, kui tõsi see ma ei teagi, aga otsib keegi, et siis saab ilgelt teha seksi kogemuse, et kui ta kaksikleegiga lõpuks eksib, eks ole. Ega meil on see intiimne olukord on väga hea, aga see on praegult, ma arvan, ikkagi mitte kaksikleegimise tõttu, vaid see on tegelikult see, et me oleme jõudnud teatud eluetappi oma tänase selle kasvamise enda avanemisega ja tegelikult väga paljud minu sees olevad kompleksid on pigem ära kadunud. See on pigem sellega seotud. Aga kaksikleeginduse teema on nagu valus teema. Aga mis see tähendab üldse? Nagu kaksikleegindus, ütleme niimoodi, et ma ei ole seda nagu ise välja mõelnud. Me saime seda teadma minu arvust paar aastat tagasi. Ja Helen hakkas uurima selle peale, me saime selle sama energeetilise, kes on Tartus on see üks inimene, kes see töötab, kes meid on kõvasti aidanud. No see on ulme asjad, et mida nad on suutud tegema. Kui minuga ei oleks tehtud, ma ei oleks uskunud seda nagu. Et nüüd ma saan aru, et neid on nii palju ja neid on ikka. Et nüüd me oleme lisaks ühesõnaga, kui ta tegi meile energeetilist, meil mõlemad puhastust ja kõiki asja värki, siis ta lihtsalt näevad asju, mida meie sinuga siin ei näe lihtsalt. Võib-olla tegelikult ütleb, et kõik saaksid näha, aga lihtsalt sa pead endast siis seda poolt nagu rohkem arendama. Seal tulevad mängu juba telepaatiad, energiajuhtimised ja igasugused muud sellised asjad ka. Tegelikult me oleme kuulnud, aga kuidas see päriselt on, ei tea. Nagu kanaldamine, oled ju kuulnud, aga kas sa kanaldada oskada? Saad aru, mis see on? Ei. Aga muidu saad aru, mis see on? Jaa, enam vähem, eks ole. Ma ka nagu teoorias, eks ole, et nagu. Ja siis tuleb välja, et tegelikult ma juba ka kanaldan midagi, aga mõni teine või mõelda selle all midagi. Aga võhik ei saa millestki aru. Seega, kui ma nüüd natukene midagi räägin, proovigi natukene aru saada ja ära süüdista ennast, kui sa kohe nagu aru ei saa. Et päriselt see on reaalsus. Ühesõnaga, inimene tuvastas ära, et kuulge, aga te olete kaksikleegid ju. Mis mõttes? Lambist lihtsalt, saad aru. Et äkki teid huvitab. No väga, ei saime teada, esimest korda kuulsime. Ja siis me hakkasime seda edasi vaatama, uurima, et mis see tähendab ja mis need sümptomid ja märgid ja asjad on, et kuidas siis veenduda, et tegelikult see udujutt ei ole. Ja kui me siis umbes aasta tagasi või poolest aasta, millal me seda Rohani asja tegime tulnukaga, siis tulnukad ju me tellisime omale privaatsessiooni ka, et oma isiklikke küsimusi teemas ei arutada ja küsida. Ja küsisime üle, et vaataks siis, et kas me oleme kaksikleegid, et saada nagu veendumust, et see ei oleks nagu mingi traumapond. Et on oleme see suhted, kus siis ongi teatud dünaamika, ja oled ja ei ole ja armastada ja armastada, oled koos ja põgened ja kõik siuke teema, eks. Ja ta kinnitas, et me oleme. Ja siis me palusime, et ta seletaks, kuidas selle asjaga on. Et saada rohkem teadust, et ta kindlasti oskab rääkida rohkem, kui siin inimesed maa peal teavad. Sest tegelikult, kui keegi kanaldab, siis ta kanaldab tegelikult ju infoväljast ja tegelikult läbi energiat, eks ole, inimesed ju. On ju inimesi, kes oskavad näha ju sadade valgusaastate kaugusele, oskavad kanaldada ja näha. Ja tegelikult juba eesti keeles lausa siin ju jagavad informatsiooni meil Facebookis lausa, mingites gruppides. Ma ei tea, kas oled peale lugenud, aga sattunud, aga ma olen näinud ja need on väga, väga huvitavad. Ja muidugi ma pean tunnistama, et tegelikult kui nüüd isiklikult ei oleks kanaldamisega kokku puutunud läbi oma abikaasa, siis ja läbi nende rohanite ja nende asjade, kus ma täna olen sattunud, siis ausalt öeldes väga ei tahaks uskuda, et see tundub nii utoopiline, aga see on päriselt reaalsus. Ja see ongi meie ümber. Lihtsalt need tavainimesed. Me lihtsalt olemegi nagu piiratud teadmisega, sellepärast, et me kuulame neid uudiseid, seda AK-d ja seda kohalikku mingit muud asja, raadiosaadet ja kuulame naabrimeest ja naabrinaist ja räägimegi seda ja kuna kõik ümber on ka samasugused nagu kõik tavalised inimesed, siis sealt ei saagi tulla enam mingisugust muud sellist nii-öelda uut kontseptuaalselt mingit täiesti uut asja, ufolugu sealt ei saa tulla sellist asja, et meil on ümber energia ja sa oled üldse energiakeha ja et tegelikult hingel on inimkeha ja mitte kehal ei ole hing, see on nagu niipidi, eks ole, et aine, saad aru, mis ma nagu mõtlen. Nüüd, kaksikleegiga on niimoodi, et kaksikleek on tegelikult siis nii-öelda kaks hinge. Tähendab, üks hing kahes kehas, ta on jagunenud.
Nad võivad olla erinevad, nad ei pea olema mees ja naine, nad võivad olla ja nagu meie, nad ei pruugi üldse elus kokku saada. Maa peal elab umbes 144 000 inimest kaksikleekindada. Maa peal. No meil on palju, meil on 8 miljardit inimest või? No see on 0,0 ja saab mingi number, jah? Väga väike kogus inimesi. Ja nüüd asja edasi uurides selgub, et enne maale tulemist on kõikidel hingedel juba kokkulepped, hingekokkulepped teiste hingedega. Sina oled ka üks hing. Meil on kokkulepe olnud. No mina ei tea, et meil oleks olnud muidugi inimesena sina ka vaevalt tead. Aga meil hingena on olnud kokkulepped, et me siin saame ka täna kokku. See tähendab, et meil oli kokkulepe minu hingega, kaksikleegi hingega, Helenaga. Temal jääb alles. Mina võtan siis selles maises elus siin väga suure rolli tulla ja eelmiste põlvkondade meeste traumasid ja valusid ka tervendada. Ja võtan omale täieliku pimeduse, et saada see kogemus, et sa lähed nii auku, et sa ei näe sealt mitte midagi head enam. Sa näed ainult valu, ebaõiglust, hülgamist, mahajätmist, reetmist. Ja siis sa ronid sealt välja, tervendad iseennast ja siis vahepeal toimub ühinemine. Helen ajab mu ülesse kaksikleegina, aitab mu üles ajada. Loomulikult vahepeal on põgenemised, eemaldumised. See kõik dünaamika on sisse kirjutatud. See on kõik kasvamiseks vajalik. Kogemuse saamiseks, hingekogemuse saamiseks on vajalik. Siis toimub tervenemine. Iseendaga uuesti kooskõla saavutamine. Armastuse leidmine. Mitte teise armastuse leidmine, vaid iseenda suhtes armastus. Et hakkad uuesti iseennast armastama, hakkad ennast väärtustama. Ma olen kogu elude ajal mujalt väljast poolt otsinud armastust taga. Tegelikult peame jõudma iseenda suhtes armastusena, et ma ise hoolin iseendast, väärtustan ennast. See on kõige olulisem. Et jõuad selleni ja läbi selle jõuad sa iseenda tingimusteta armastuseni. Mitte teise tingimusteta armastuseni. Teist ka võid, sest sa ei saa ennem teist armastada, kui sa ei armasta iseennast. Pead kõigepealt iseenda armastuseni. Kaksikleeginduses on väga tulgelt dünaamika peegeldamine. Et ta peegeldab. Tema on see, kes on ärganud. Helena, me saime esimest korda kokku, kui me ei käinud koolis veel. Me olime lasteaias. Meie vanemate kaudu saime kokku, viidi meid juhuslikult. Ja hiljem ka. Me elasime kõrval tänavates. Nii kummaline see ole. Me oleme tagasi vaadanud meie vanemad. Me sündisime samasuguste traumakäitumistega nartsistlike vanemate peredesse. Kõik on ette ära määratud, kuhu me sünnime, mis valud me kätte saame, mis hakkavad olema. Helena pidi olema ühenduses rohkem allikaga. Mina kaotasin selle ühenduse ära selleks, et saada oma nii-öelda need kasvamised, oma need kogemused läbi nende valude. Kogemus saadaks ainult läbi valu. Õppimine tuleb kõik läbi valu. Ainult sealt. See tähendab, et kui sa oled valustena, kasvamise valus, läbi valu, ja? Siis sa saad, tuleb taipamise, siis sa kasvad. Muidu ei tule. Ma olen seda päriselt seest tundnud. Nüüd kaksikleek aitab peegeldada ja üles ajada teise kaksikleegi kogu aeg. See on nii rets valu, tunnistada iseendale, et sa oled teisele põhjustanud seda nii suurt valu, sellepärast, et ta näitab sulle välja seda. Ja ainukene võimalus sellest terveks saada on jääda sinna kõrvale, mitte põgeneda. Tavalises suhtes keegi ei jää kõrvale, kõik laseksid jalga. Me oleme 30 aastat seda teinud, pluss natukene kaasa. See on see erinevus. Tavalises suhtes oleks ammu lahutus olnud ja savi. See on see vahe.
meil on teadlik valik. Nüüd me teame, miks see nii on. Sest mina olen ära põgenenud kogu aeg, mina olen see põgenenud suhtest. Otsid väljast poolt nii-öelda kinnitust sisemisele ebakindlusele, rahutusele, et ma ju olen ka keegi. Võine. Tulen tagasi, Helena muudki ütleb, kuule, mis iganes, miks sa teed nii, eks ole? Miks sa käitud nii halvasti? Ennast alandavalt, ebaalandavalt ja nii edasi. Mina muudki õigustan edasi. No, see on siuke reaalelu, eks ole. Täna ma saan aru, et tal on kõiges õigus olnud. Aga siis selles hetkes ei saa aru. Sa ei saa lihtsalt aru sellepärast, et sa näed kallutatud pilti.